Tšau, mina olen Eliise ja täna ma räägin, kuidas kasvatada ühte viisakat, tubli ja head koera. Ma tahan lihtsalt siia videosse panna nagu asjad, mis minu jaoks töötasid, asjad, mis minu jaoks ei töötanud, et anna lihtsalt mingid nõu või ideid, siis kui sa oled omale koera võtmas või mida iganes, et lihtsalt mingitest asjadest rääkida, sest et minu käest on palju küsitud ja ma mõtlesin, et oleks hea, kui need oleks kõik lihtsalt ühes videos koos, et need saaks vaadata. Eestikeelset sellist sisu üldse väga palju ei ole minu arust ja sest mina vaatasin kõik inglise keeles, aga kui see sulle ei meeldi, sobi või sa ei saa sellest aru, siis ongi palju keerulisem. Et ma loodan väga, et sa leiad midagi kasulikku, kui jah, siis palun anna mulle teada, see teeks mind väga rõõmsaks ja let's get into it! Esimene valik, mis me tegime ja mis oli väga kasulik ja hea, oli puuritreening. Kui ta tuli meile koju, siis ta juba esimesel ööl magas puuris. Mul oli väga tähtis, et ta seostaks puuri heade asjadega, et see muutuks talle nagu safe place'iks, et see oleks talle mingi turvaline koht, kuhu ta saab minna ja seal olla ja mis praeguses hetkes täiesti 100% toimib. Ehk siis alguses söötsin teda puuris, andsin talle seal maiustis ja alati, kui ta sai midagi head, siis seal puuris ja muutsin selliseks kohaks, et ta teab, et see on hea koht. Ja tänapäeval reaalsuses see toimib niimoodi, et kui ta on näiteks äreb või tal on mingi mure, siis kui ta on lahtised, siis ta vahepeal on näha, et tal on nagu ebamugav. Või näiteks haugub, kui ta kuuleb, kuidas naabrid kõnnivad ringi. Aga kui ta on oma puuris, siis ta on täiesti rahulikult, tal on seal turvaline koht, ta saab seal rahulikult olla. Kui meil tulevad külalised, siis ta on oma puuris, ta saab seal olla. Ja nagu see oli üks tõesti väga hea valik, mida ma väga soovitan. Selle kohta muidugi rohkem uurida. Meil on Saaremaal kodus on talle nagu väga suur puur, mille me lasime teha käsitööna. Ja siin Tallinnas on tal natukene väiksem puur, ma tahaksin natuke suuremat talle praegu, aga ta viibib seal vähe aega. Et oleneb sellest ka, kui palju su koer kodus üksi viibib või nagu seal puuris üleüldiselt, sest meil Benji põhimõtteliselt ainult magab seal, on vahel päeval nagu 1, maks 2 tundi seal. Kui Benji oli väike, siis oli ikkagi palju neid hetki, kus ma oleksin ise suht närvi või nagu lihtsalt nagu kutsikate kõik, ta teeb lollusi, ta ei kuula vahepeal. Siis oli perfektne see, et ma olen nagu hingad sisse välja anja, võtan krabina, piskan talle sinna puuri, saab seal chillida, ma ei näita talle mitte midagi välja, et ma ise läksin närvi, lähen teise suppa, hingan natukene, rahunen maha, siis tulen tagasi temaga edasi tegeleda, et tal on see oma ruum, kus ta saab olla ja rahuneda ja mina saan minna oma ruumi, kus olla ja rahuneda, et ma kindlasti ei elaks tema peal ega ei näitaks talle välja, et ma nagu lähen paanikasse või niimoodi. Puuris olles me andsime talle, tegime lickpääde ja ma eeldan, et kui sa oled in the dog world või hakkad sinna nagu sisenema, siis sa tead, mis see lickpääd, aga kui sa ei tea, siis on meil selline väike matt, kus sa paned näiteks, me paneme maitsestamat jogurtit ja siis külmutame ära selle ja siis näiteks kui, see on Benjile lihtsalt väga maitseb see, iga kord, kui ma lähen kodust ära, siis ma annan talle selle puuri, lasen tal oodata, kuni ma hakkan välja minema kodust ja siis annan talle loa, et ta saab seda lakkuda ja siis ta jääb ilusti magama. Sellist, et ta teab, et see on mingi asi, mida ta saab siis, kui ta peab nagu olema üksi oma puuris, et siis tal on nagu, et tavaliselt on see, et kohe, kui ma hakkan nagu juba jupad selga panema, siis ta nagu läheb ruttu puuri, et ta nüüd on see hea hetk käes, et ta just nagu ootab pigem seda, et ma läheks ära. Teine asi, mille üle ma olen nii õnnelik, et me seda tegime ja ma nagu soovitan seda kõigile, mina teen seda siiamaani, on käest toitmine. Seda võiks teha miinimum kas 3-4 nädalat. Mina siiamaani toidan Benjit käest, tal ei ole mitte kunagi toidukaussi olnud. Ma möödan talle toidu välja iga hommik, kui me käime jalutamas, kui me treenime, mida iganes, siis ma annan talle kogu aeg järjest neid krõbinaid. Nüüd miks see on hea? Esiteks, ma ei pea talle andma lisamaiustusi, mis nagu kohe võivad mõjuda raskelt kaalule, kui sa seda nagu maha ei arvesta tema päris toidust. Teiseks, ta teeb kõike väikse krõbinatüki pärast. Ja reaalselt nagu ma tean, et paljudel koertel on muresid sellega, et nad on nii-öelda toiduga ära hellitatud, sest et nad hakkavad pirsutama mingi hetk ja siis sa pead neile aina paremaid asju andma. Ja lõpuks nad nagu ei, sul on väga keeruline neile leida mingit nagu kõrge väärtusega asja, mis neid motiveeriks. Kolmas positiivne külm käest söötmisel minu arust, vähemalt Benjil ja ma usun tõesti, et siin sellepärast ei ole tekkinud mitte mingit territoriaalsus nagu. Üldse ei mänguasjade ega toidu suhtes tal nagu, kuna ta saab seda kogu aeg inimese käest, tal ei ole seda, et tal on oma asi, kus ta sööb ja see on tema oma ja muidu kõik on nagu paha. Ma ei saa olla 100% kindel ja öelda, et see on käest toitmise tõttu nii, aga mu süda ütleb, et see on nii ja ühesõnaga. Minu arust see on lihtsalt väga palju aidanud kaasa selle, et Benji on tõesti väga sõbralik ja saab inimestega hästi läbi, saab lastega kõigiga väga hästi läbi ja on üleüldiselt lihtsalt nagu väga hea koer.
4. asi, mis on käest toitmise puhul väga positiivne külg minu arust, on see, et näiteks aussidel on väga-väga palju vaja ajutööd teha. Neil on vaja, et neil oleks töö, neil on vaja, et nad saaksid nagu mõelda. Käest toitmine juba iseenesest stimuleerib ta aju. Aga kui ta saaks söögi eraldi kätte, siis ma võtaks eraldi majuselt, aga teha ajutööd ja kõike lihtsalt seda toitu läheks nii paljuks, ma arvan. Pluss siis mul on võimalik ta alati kiita, kui ta teeb midagi hästi. Et siis mul on kogu aeg need kõrbinud olemas ja siis ühesõnaga minu arust see on hea viis, kuidas õpetada ja soosida just nagu positiivseid käitumismustreid. 3. asi, mis mind väga hästi aidanud on uskumine, et kõik, mis su koer teeb, on sinu süü. Sa võid võtta nagu kreditit selle hea eest, mis ta teeb, aga sa pead võtma ka kogu selle krediti selle nii-öelda halva eest, mis su koer teeb. Kui su koer teeb midagi, mingi käitumine, mis sulle meeldi, kuidagi reageerib, midagi on nagu, ühesõnaga mitte, et see on nagu sinu süü, sa peaksid olema enda peale pahane ja ennast nagu maha tegema, asi ei ole selles, aga lihtsalt, et su koer teeb neid asju, mida ta on õppinud tegema ja see on inimese asi teda õpetada. Või noh, see võib ka olla nagu head asjade kohta, et kui su koer käitub väga hästi, siis nagu congratulations. Kui mingite kohta pealt on mure, siis lihtsalt midagi on läinud, aga nagu mitte miski pole parandamatu. Ma tõesti usun sellesse, aga ma arvan, et koera süüdistamine ei ole pikas perspektiivis mõistlik ja vajalik. 4. viis, kuidas kasvatada väga head koera. Kohe ma kohe panen siia need klipid, mille ma tegelikult täna juba palju varem salvestasin, sest et meil oli väike intsident Benjiga. Nii et naudi. Tšau, ma hüppan siia kohe sisse, et kiiresti sõna vahele öelda. Ma tahtsin sellest rääkida kohe, kui see juhtus. Üks asi, mida ma tahan lisada, on see, et kuulata oma koera rohkem. Ja ausalt see kõlab nagu loogiliselt, ilmselgelt sa pead nagu tähele panema, kuidas su koer reageerib nendele asjadele ja whatever. Aga kui sa arvad, et sa kuulad oma koera piisavalt, siis kuula rohkem, võib-olla analüüsida veel rohkem. Nagu selles mõttes, et ma alati keskendun täiega Benjile. Ma esimest korda läksin jalutamine, ma kuulasin midagi samal ajal nagu nüüd, kui ta on üle aastane, et muidu ma olen alati ainult talle pühendatud. Aga ikkagi, ma tunnen, et oli hetki, millal ma oleks võib-olla rohkem võinud nagu, ma saan aru, et see on hea tagantjärgi tarkus ja aitab tulevikus asju ennetati, võib-olla seda tulebki nagu läbi teha. Aga ma tahan nagu rääkida ühest kindlast olukorrast. Nimelt, me siis praegu kolisime ja enne me elasime ühes teises korteris, mis ei ole tegelikult siit üldse kaugel. Ja see korter oli suurepärane imeline kodu, mulle väga-väga meeldis, meile kõigile väga meeldis, see oli super väga ilus ja kena. Aga me käisime seal alutamas kogu aeg ühes seal lähedal olevas metsas siis ja nagu üleüldiselt see area, kus me seal nagu ühesõnaga see korteri ümbrus, kus me jalutasime Benjiga. Ja kui me tõime ta Saaremaalt Tallinnasse, siis võib-olla mõned mäletavad, et ühes videos ma rääkisin, kuidas meil oli nagu täiega jama, et meil oli nii keeruline, Benji täiega act out'is, ta oli nii ärev kogu aeg, ta oli nii hirmul, ta vaatas inimesi, kõik oli nagu täiega keeruline. Ja oli niimoodi, et iga kord, kui me tulime jalutamast ära, siis ta võttis mingi mänguasja, kas täiega laamendama, ta üldse ei rahunenud, ta oli täiesti nagu crazy. Ja siis, kui me kolisime, siis me tulime uude koju ja ma täiega kartsin, et talle tekib nagu sama reaktsioon, et ta hakkab nagu, et ta esimesed nagu paar korda üldiselt nagu siuke rohkem ärevam, aga nagu ühesõnaga imekombel. Need asjad kind of kadusid ära, ka lõpupoole me juba enam-vähem varjusime ära nagu sellega seal, aga kunagi muidu päriselt nagu kõik probleemid ei kadunud nagu täielikult ära. Aga nüüd me käime nagu jalutamas siin ringi, kõik on täiega chill, täiega tore, ta on nii tubli, ta saab nii hästi hakkama reaalselt, ta on lihtsalt väga tubli. Ja täna ma olin mingi, oh my god, vai, lähme sinna vanasse metsa jalutama lihtsalt nagu to remember the good old times, on ju. Me jõudsime sinna ja Benji algusest peale nagu, see ei ole see sama koer lihtsalt. Ta on nii ärev, ta kardab kõike. Tead sa, kui huvitav, me tulime Benjiga praegu siia vanas metsa jalutama ja vaata siin oli see, kus ta nagu käitus väga imelikult, oli nagu siukese, et ta üldse ei osanud jalutada, oli kogu täiega närviline. Ja me tulime siia tagasi ja ta on täpselt samasugune. Nagu asi on asukohas. Ta pole mitte kunagi kuskil mujal olnud niimoodi. Nagu ta kohe, kui me jõudsime siia metsa, eile oli perfektne, kõik oli super ja täna lihtsalt jõuame siia ja ta on nii... Ja mujaldad inimest üldse ei huvita ja nüüd ta läheb niimoodi seisma vaatama lihtsalt väga huvitav. Nagu ehmatas, ma võtsin talt nagu rinna eest kinni, et kuidagi teda nagu toetada, et ma tean, et see rahustab teda vahel maha nagu, et talle nagu on see toeks. Süda niimoodi puperdas ta lihtsalt. Ühesõnaga, see oli väga crazy nagu kogemus. Ja see ei läinudki ära, me jalutasime mingi tund aega seal, siis ma alguses nagu ei saanud nagu täpselt aru, aga siis ma hakkasin nagu kuidagi jälgima seda olustikku seal ja nagu no shade, väga tore mets, kõik on nagu litt, aga nagu reaalselt midagi on nagu off, nagu midagi on lihtsalt off. Okay, see kõlab nagu imelikult, aga nagu need inimesed, kes seal liikusid, nagu kõik inimesed tegid nagu imelikke asju. Ma olin muidugi juba selles headspace'is ka, et nagu taas on sass,
aga kui ma olin selles headspace'is, siis ma nägin nii palju asju, mis seda toetasid. Järsku tuli mingi kogukond, mingi 10 inimest lihtsalt läks meist mööda kõik eraldi, aga koos nagu, aga nagu ei rääkinud, lihtsalt kõndsid niimoodi. Siis mingi naine vaatas, kuidas Benji reaalselt räigelt nagu kartis neid. Võtsin ma telefoni ja hakkas filmima teda. Täiesti tuim nagu läks edasi. Mingi siuksed asjad, ma olin just mingi okei. Ühesõnaga väga palju asju, kõiki asju ma reaalselt ei hakka rääkima. Seal mingi aeg, kui me seal elutamas käisime, kuulsime mingi naise karjeid, seal on olnud igasugused sassasju toimunud. Ühesõnaga, me kõndisime metsast välja, tulime koju ja me ei lähe sinna kunagi tagasi. Kui me seal elasime, siis ma ei tabanud seda ära, et võib-olla asi ei ole Benji käitumises, vaid lihtsalt selles kohas. Kui me käime siin uues kohas jalutamas, käime ringi, esiteks jalutamistel väga chill ja me jõuame koju ja ta nagu otsa ja lamab lihtsalt nagu chillib. Ja kui me jõudsime siia, ma mõtlesin see nimel, et ma olin nagu, kas sa oled terve, kas kõik on hästi, miks sa nii rahulik oled? Aga ta lihtsalt tunneb ennast hästi. Ma ei tea, I don't know. Tšau, me oleme siin Benjiga ja ma tahtsin lihtsalt teha väikse kiire lisa osa sellele videole, mis nagu, kõik on sassis ja siin on ära panna ühesõnaga midagi tähe, lihtsalt kuulnud, mis ma räägin. Lihtsalt leia oma koera jaoks aega. Ja nagu neil on nii lühike elu ja nad väärivad seda, et iga päev oleks äge, et iga päev oleks seiklus, sest koera omamine on kõige suurem seikluse väär. Nii et, mis sa teeksin? Pigani, mis teed? Sest et nagu meil kõigil on kiire on ja, aga kui sa võtad selle nagu ekstra mingi 5 või 10 minutit, et temaga mängida, kui tal on mängutuju või ta päitada või nagu väga puuris, et ma teen alati kindlaks, et siis kui ma lasen ta hommikul puurist välja, siis esimese asjana mul ei oleks mingit distraction, ma saan korra olla täiesti tema jaoks olemas. See on esimene kord päevas, kus ta mind näeb. Ta näeks, et mu tähelepanu on 100% tema. Aitäh tähelepanu eest. Kas sul on midagi inimestel öelda? Please, please. Kas sa proovid seda mu kätte panna või? Mis sa teed? See on kõik, mida ma ütlen täna väga hea koera kasvatamise kohta. Võib-olla ma teen rohkem selliseid videoid, ma ei tea, kas mul tuleb veel mingisuguseid ideid ja need olid praegu, ma reaalselt istusin maha ja lihtsalt andsin oma aju siia ekraanile. Ühesõnaga, et need olid kõik, mis mul praegu meelde tulid, kui mul tuleb rohkem asju meelde, siis ma jagan, ma võin uusi videosid teha. Ma väga-väga loodan, et see video oli kuidagi abiks ja sa said siin mingeid mõtteid või ideid. Ma nii väga tahan aidata, et kui sul mingi küsimusi, siis kirjuta mulle whatever, ma olen olemas ja tõesti ma ei oska anda professionaalset koeratreeneri abi, et kindlasti on hea sinnapoole suunduda, aga ma alati aitan nõu ja jõuga nii palju, kui ma saan, nii et ma loodan, et see on kõik hästi ja kallista oma koera ja davai, näeme!